Alustame siis algusest, alustame programmiga. Alustame algusest, kust ikka kui algusest. Kuidas sul põhikooli lõpp läks? Minu põhikooli lõpp, no eks ta pingeline oli. Selline stressirohke. Ma ei tea muidugi, kuidas kellelgi, aga minul oli isiklikult stressirohke. Ja see oli sellepärast, et mul oli ainult üks valik. Võib-olla teil on mitu valikut, aga pingeline on ta igal juhul. Lihtsalt oluline on, et nende pingete küüsis te ei hoiaks neid muresid enda sees, sest kui te neid enda sees hoiate, siis kasvab nii palju, et need lõpuks hakkavad teid lihtsalt seest sööma. Ehk siis ma loodan, et kõigil on keegi, kellele seda välja rääkida, aga kes oleks veel parem, kellele oma muresid kurta, kui täiesti oma ala professionaal, psühholoog. Absoluutselt. Ja vist igas Eesti koolis on tänapäeval tegelikult... Ja tead, mis koolis on eriti hea psühholoog? Saue gümnaasiumis. Ja tegelikult ma arvan, et siinkohal olekski hea kutsuda lavale Saue gümnaasiumi psühholoogia, Eesti koolipsühholoogide ühingu liige Kairi Kull, kes räägib meile sellest, et kuidas pingete ja stressiga kõige paremini toime tulla. Kairi ise ütleb, et huvi inimeste ja nende mõttemaailma vastu on temaga alati kaasas käinud. Vanemaks saades sai selgeks, et soovib oma elukutse ja tulevikku siduda inimeste parema mõistmise, toetamise ja nõustamisega. Palun, Kairi, lava on sinu. Võib-olla Kairi võib alustuseks vastata juba sellisele põnevale küsimusele, et kuidas sa ise mäletad oma 9. klassi sisseastumisi? Minu sisseastumised tegelikult läksid suhteliselt nii-öelda valutult. Et ma olin mõelnud, mida teha, kaalunud ka teistesse koolidesse kandideerimist, sest et minu kodulinnas Rakveres on omajagu neid gümnaasiume. Aga lõpuks läksin nii-öelda lihtsama vastupanu teed ja otsustasin jääda enda kooli, Rakvere Reaalgümnaasiumisse. Uurisin ka teise koole, aga nagu ütlesin, see oli selline lihtsam valik. Et mis mind võib-olla mõjutas, oli see, et see oli tuttav kool, õpetajad olid tuttavad, õpetamissüsteem oli tuttav ja paljud sõbrad jäid ka sinna kooli. Et see kindlasti mängis oma rolli. Aga kuidas ma mõtlesin, et psühholoogiks veel saada? Mäletan, et meil oli omakeskis sõprade ja klassikaaslastega arutelu, et minna. Et mida siis lõpuks teha, sest et esimese valiku peab nagu 9. lõpus tegema. Ja teatav pinge oli juba peal. Et kas siis minna kutseharidust omandama või minna tööle või minna gümnaasiumiastmesse. Ja ma too hetk veel ei teadnud, kelleks ma tahan saada. Mingi hetk jooksis läbi mõtte saada advokaadiks. Mingi hetk mõlgutasin korraks isegi mõtteid loomaarstiks saamisest. Ja kui ma 12. klassis olin selle ukse lävel, et tuli hakata valima riigieksameid. Too aeg oli veel võimalik valida 4 riigieksamit. 5 ehk kirjanduse riigieksam oli kohustuslik. Siis hakkasin usinalt tegema karjääriteste. Hunnikutes karjääriteste. Ja korduvalt jooksid läbi nii nõustajaamet, õpetajaamet, lasteaiakasvataja, ühesõnaga inimestega töö. Sest et inimestega töötada ja nendega tegeleda on mul alati meeldinud. Ja too hetk, kui ma olin juba 3 korda kuskilt välja lugenud, et psühholoogi amet, siis ma otsustasin, et ma siis proovin. Ja panin selle järgi oma riigieksamid ka paika. Ehk lõpuks tegingi selle valiku ja läksin õppima psühholoogiat. Aga kuidas ma siis nende valikuteni lõpuks jõudsin? Ja kuidas teie saate võib-olla enda jaoks need valikud natukene lihtsamaks teha, selle otsustamise enda jaoks lihtsamaks teha? Et selleks olengi täna mina siin, et natukene seda teekonda teie jaoks mõnusamaks teha. Ja selleks, et neid valikuid oleks mõnusam teha, annan sellise ühe vahendi teile. Kõikidele ei pruugi see sobida, aga paljud, kellele ma olen seda pakkunud ja nagu ma ütlesin, õpetajad amet jooksis läbi, siis olen gümnaasiumiastmes 10. klassis ka psühholoogiat andnud. Ja ka seal oleme nendega rääkinud sellest 7-sammulisest otsuste tegemise mudelist, mida saab nii lihtsamate otsuste tegemiseks rakendada, kui ka just nimelt nende võib-olla natukene põhjapanevamate otsuste tegemisel. Ehk selleks on 7 sammu. Esimeseks sammuks ongi siis tarvis välja mõelda, et mis on see otsus või küsimus, millele tuleb vastus leida.
mida on vaja välja selgitada. On see siis vajadus valida, kas te tahate pärast 9. lõppu kuhugi tööle kandideerida, on teil vaja otsustada, kas minna ametit õppima või astuda gümnaasiumisse või on teil vaja valida, kuhu gümnaasiumisse minna. Või vaja valida, et kool on üks, aga seal on erinevad kallakud, et kõigepealt, kuidas see küsimus enda jaoks sõnastada. Mida konkreetsem, mida täpsem, seda parem, sest seda tõenäoliselt leiate te ka täpsema vastuse. Teine samm. Nüüd tuleb see koht, kus töö hakkab justkui pihta. Et tuleb hakata seda infot koguma. Just nimelt selleks, et luua endale need erinevad valikud, mille vahel siis justkui valida saab. Ja see info jaguneb laias laastus 2. On siseinfo, mida te saate läbi eneseanalüüsi, kui te küsite iseendalt erinevaid küsimusi. Ja välisinfo, ehk see, mida te saate igalt poolt mujalt. Siseinfo puhul ma leian, et on väga oluline mõelda läbi, mis teid ennast üldse huvitab. Mida te tahaksite õppida? Millised huvid teil praegu igapäevases elus on? Kas teile meeldib loomadega tegeleda või huvitab teid muusika või vastupidi tehnoloogia? Et vaadata natukene otsa oma huvidele. Lisaks vaadata üle oma oskused, mida te juba oskate teha, mida te tahate edasi arendada, kas te olete tugev oma kätega millegi valmistamises, kudumine, autode parandamine, mis iganes see siis juba on, mis teil väga hästi välja tuleb. Ning tugevused, võib-olla sellised vaimses mõttes tugevused, kellel on väga hea pingetaluvus, kes ei lähe kriisiolukorras endast välja, kes oskab väga hästi kuulata, kes oskab väga hästi teisi abistada. Et mõelda üle ka, mis on need tugevused, mida saab ametivalikul ära kasutada. Ning vähem oluline pole ka need tunded, et te võite küll mõelda, et ma oskan seda väga hästi, mind huvitab see ja samas saan sellega väga hästi hakkama, aga see ei paku mulle mitte mingit pinget. See ei tekita minus elevust, kui ma selle eriala peale või selle valiku peale mõtlen. Ehk ühtlasi panna rõhku ka sellele, mis tundeid teil erinevate valikutega seoses tekitab. Ning välisinfo. Nagu öeldud, välisinfo on see, mida te saate teiste inimeste käest. On see siis näiteks teie pere, kes pakub, et sa võiksid kaaluda seda varianti või seda teha, või hoopis teie sõbrad, kes räägivad erinevatest ametitest, mida nemad kaaluvad. Või miks mitte karjäärinõustaja või koolipsühholoog, kes aitab ka kaardistada, mis oleksid need erinevad valikud. Ühtlasi saab seda välist infot internetist, kui nagu siin eelpool nähtud klipis, kui otsida erinevate koolide kohta, et mis suunad või kallakud seal on või millele nendes koolides rõhku pannakse. Samamoodi raamatutest, lugedes võib-olla suvalist mingisugust ilukirjanduslikku romaani, kust jookseb läbi amet, mis järsku tekitab teis huvi, põnevust ja selle kohta saab siis justkui lisainfot juurde otsida. Ning mõelda ka nende eelduste peale, just nimelt osades koolides või erialavalikutel on kirjas, mida nad tulevaselt kandideerijalt või õppijalt ootavad. Kas nad tahavad, et õppija oleks väga distsiplineeritud või soovivad, et õppija oleks väga iseseisev, ennastjuhtiv, et vaadata ka need pooled läbi, mida teilt justkui oodatakse. Ja sellest lähtuvalt panna paika need erinevad valikud, mis karjääri mõttes saavad ees seista. Siis 3. samm, kui mõned valikud on juba kirjas, mõelda veel kord läbi. Kas on midagi veel, mis on kirja panemata? Kas keegi kuskilt ütles midagi, mille kohta ma võiks veel uurida? Ja tuvastada veel kõik valikud, mis vähegi on. Te ei pea esialgu mõtlema, kas ma olen selleks piisavalt tubli, kas ma viitsin selleks piisavalt tööd teha, kas see äkki jääb liiga mu kodust liiga kaugele. Panna kõik, mis vähegi tundub selline võimalus kirja. Siis 4. sammuna võiks hakata mõtlema nende valikute peale läbi selle, et mis on see kasu erinevate valikute puhul. Mis on see kasu, kui ma otsustan minna ametit õppima? Mis on see kasu, kui ma otsustan minna ja jätkata oma haridusteed gümnaasiumis?
mis on see kasu, kui ma otsustan, et ma tahan hoopis kuhugi mujale linna gümnaasiumisse õppima minna. Ja see tähendab, et ma võib-olla peaksin minema õpilaskodusse, sest et vahemaa koduga igahommikuseks käimiseks on liiga kauge. Või mis on see kasu, kui ma otsustan kaugõppevormi kasuks, et tänasel päeval on ju võimalik õppida ka kaugõppes ja mitte ainult distantsõppe ajal. Et kaaluda need erinevad kasutegurid läbi ning kaaluda läbi ka need tagajärjed, mis iga valikuga kaasnevad. Ma ei pea siinkohal silmas nii-öelda negatiivseid tagajärgi, vaid lihtsalt, et asjad, millega te justkui peaksite arvestama. Et kas ongi see, et see kool on tore, see on kaugel, ma tahan väga minna, ma pean arvestama, et ma pean iga hommik ikkagi pool tundi varem märkama. Et mõelda läbi kõik need lisanüansid, mis sellega kaasnevad. Ja vaadata ka üle enda väärtushinnangud ja koolide väärtushinnangud. Et paljudel koolidel on ka kooli kodulehel kirjas, mis on nende sellised põhimõtted või mida nad hindavad ja millele nad rõhku panevad. Mõelda üle, kas teie väärtushinnangud klapivad, kattuvad, võib-olla leiate midagi uut, mis teile huvi pakub, või tundub kuidagi, et see ei ole kuidagi üldse teielik. Mõelda ka need nüansid enda jaoks läbi. Ning üks oluline nüanss lisaks on see, et kujutada ette, mis tunne oleks seal koolis õppida. Aasta pärast, 2 pärast, 3 pärast, või kui te olete juba lõpetanud, või kui te lähete tööle, et kuidas on seal töötada aasta pärast, 2, 3 pärast, kus te 10 aasta pärast olete, et natukene visualiseerida seda tulevikku, et mida see endast siis justkui kujutab, kui te selle konkreetse valiku kasuks otsustate. Ja siis on 5. samm. Tuleb panna nii-öelda enda jaoks pingejärjekorda või meeldivuse järjekorda, et mis on selline kõige meeldivam või kõige tõenäolisem samm, mis teile endale sobib. Mis on 2., 3., 4., 5., nii palju, kui teil neid valikuid tuleb. Ja 5. sammuna mõelda siis, et mis siis on see minu valik. Sageli osutubki selleks valituks see esimene seal pingejärjekorras. Aga see ei pea tingimata nii olema. Et võib juhtuda, et te valite ka hoopis 2. või 3. Ja pole ja ka välistatud, et te teete mingisuguse kombinatsiooni. Näiteks võib-olla huvitab teid muusika, aga te tahate õppida kokaks. Siis on ju võimalik, et te lähetegi kokaametit omandama ja juurde õpite pilli vabal ajal. Et see, et seal on palju valikuid, ei tähenda, et te peate ainult ühe valima või selle, mis on esimene. Te saate ise enda jaoks kõige selle sobilikuma kuidagi kombineerida. See on täiesti okei. Ja nüüd siis see otsustav samm. See otsus, mille te olete vastu võtnud, tuleb nüüd ellu viia. Võimalik, et siinkohal tuleb teil teha mingisugune täiendav näiteks ajakava. Et kui te otsustate kuhugi kooli kandideerida või tööle minna, võimalik, et teil on mingiks ajaks vaja koostada oma CV või motivatsioonikiri või vaadata üle, millal on mingisugused sisseastumiskatsed või millal on näiteks avatud ustepäevad. Et mäletan, kui ma ülikooli kandideerisin, siis käisin küll kõikvõimalikel avatud ustepäevadel, sest et seal on olemas ka õpilasmentorid, kelle käest saab küsida nii-öelda mitteakadeemilist infot, et kuidas on siin koolis õppida või mida see tähendab, kui ma tahan seda eriala õppima tulla. Et saab rääkida natukene ka vabamas vormis, mis võib-olla aitab seda otsust kas lihtsamini ellu viia või vähemasti juba otsust vastu võtta. Et siinkohal, kuna teatud asjade puhul on tähtajad, siis mõelda enda jaoks läbi, et võib-olla on hea kirja panna. Ja viimane samm, kindlasti mitte kuidagi vähem oluline. Mõelda, kas see otsus aitas teie jaoks esimesel sammul püstitatud küsimusele või probleemile vastuse leida. Kas te jäite selle lahendusega rahule? Kui tundub, et ei jäänud, siis te võite alati teisest sammust uuesti pihta hakata. Jah, teinekord on tähtaegadega see, et aeg pikeneb, et ei jõua päris nii, nagu plaan oli. Aga te saate alati uuesti valida. Õnneks või kahjuks meil on elukestev õpe,
mis tähendab, et te saate ennast alati täiendada. Ja 9. klassis teinekord ongi väga raske teha mingisugust põhjapanevat otsust selle kohta, et ma tahan kuni pensionini järgmised 50 aastat seda ametit teha. Õnneks ei pea. Alati saate uuesti valida. Enda näitel võid tuua, et ega mina ei lõpetanud ka psühholoogiat ette nähtud 5 aastaga, vaid läks 6 aastat. Elu tuli vahele. Juhtusid erinevad asjad. Ja ma ei saa öelda, et ma kahetseks, sest et tänu sellele sain ma rahulikult oma õpingud lõpetada ja sain tööle minna sinna, kus mulle päriselt meeldib. Et selle tõttu ei tasu muretseda, kui praegu ei ole sellist kindlat sihti, kuhu poole liikuda. See tuleb. Ja õnneks ei pea seda tegema ka üksinda. Vaid valikuid saab kaardistada mitut moodi. Üks variant, mis ma teile just tutvustasin, on see 7-sammuline otsustamise mudel. Ja seda võibki viljeleda nii kirja pannes, tuueski need etapid endale välja, pannes juurde plussid, miinused, või lihtsalt arutelu käigus. Kas siis iseendaga, aga miks mitte ka teistega koos. Näiteks rääkida neid asju läbi toredate karjäärinõustajate, või kui teil on olemas koolipsühholoog, siis temaga vesteldes, või sõprade, pere, õpetajate, kelle iganes näol, kellega te tunnete, et teil on mugav sel teemal vestelda ja paika panna, mida see tulevik endast võiks ette kujutada. Et valikuid on mitmeid ja oluline ongi leida enda jaoks see sobiv. Ja kui te soovite samas kohas rakendadagi näiteks seda sama mudelit, siis jällegi saab kombineerida. Mingil hetkel võib-olla teete üksi, mingil hetkel räägite kellegi teisega koos läbi ja mingi hetk võib-olla otsustate jälle, et tahan iseenda sees läbi mõelda need asjad. Et see on ka täiesti okei. Aga kui siis teha neid valikuid ja otsuseid ise? Mis on siinkohal nii-öelda eelisteks? On see, et iseenda sees mõeldes te saate konkreetselt enda soovidest, eelistustest, tugevustest, huvidest lähtuvalt need valikud välja selgitada, kirja panna, et siin ei ole kellegi teise mõtteid, et see on nii tore mõte, ma proovin ka. Et see tugineb ainult teie enda mõtetele ja soovidele. Lisaks te saate ise neid vastuseid otsida ja infot koguda, mis tänapäeva ühiskonnas on kindlasti väga oluline oskus. Ehk te arendate juba seda oskust, kuidas ennast kurssi viia erinevate allikatega, kust infot otsida, milline info on adekvaatne, milline info on selline, et tasuks kõrvale jätta. Lisaks te saate harjutada otsuste langetamist ja elluviimist. Et 9. klassi lõpetamisel see otsus on kindlasti üks väga-väga oluline otsus, aga neid suure kaaluga otsuseid tuleb elus veel. Ja see on hea, kui teil on juba mingisugune kindlustunne, et te saate asjadega hakkama, et te usute iseendasse. Ning üksi seda valikute armeed endale luues on see protsess kindlasti ka kiirem. Et ei ole vaja leida aega kellegi teisega vestelda või kuskilt midagi kokku leppida. Ja ilmselt ka rohkem fookuses, nagu öeldud, et te saate keskenduda täpselt iseenda mõtetele, tunnetele, soovidele. Nüüd puuduseks selle juures, kui te üksinda neid otsuseid teete, võib olla see, et te ei pruugi ise kõikide valikute peale tulla. Võib-olla pole kuulnudki mõnest ametist või mõttest, et seal linnas saab ka seda asja õppida või seal koolis on see kallak, et ma võiksin seda varianti kaaluda. Lisaks võib juhtuda, et te alahindate enda oskuseid ja teadmisi. Ja selle tõttu mõtlete, et ma ei hakka üldse proovimagi, mul pole üldse mõtet lootagi, et ma sinna sisse saan või seda õppima minna või seda tööd tulevikus teha saan. Et see teinekord on seotud sellise madalama enesehinnanguga ja siis jäetakse enda sellised väga head valikud laualt kõrvale. Nüüd see 3. punkt, väheste teadmiste tõttu oma valikute kitsendamine, see on natuke selle esimesega seotud. Et võib olla, et lihtsalt ei tea ka, kust infot otsida, juurde leida, selleks, et mingid valikud endale üldse luua. Ja miinuseks üksi nende valikute loomisel ja otsuste langetamisel on ka see, et võib juhtuda, et hakkate kiirustama. Pahatihti inimeste jaoks on selline teadmatus hästi raske taluda või ebamugav taluda ja tahaks ruttu lihtsalt mingi otsus ära teha, et saaks edasi liikuda.
ja siis kiirustatakse. Ei kaaluta võib-olla kõiki võimalikke variante läbi ja lõpuks tehakse võib-olla mingisugune otsus, millega tegelikult nii rahul ei olda. Aga kui neid otsuseid ja valikuid selgitada välja näiteks teiste abil, nagu öeldud, pere, sõbrad, karjäärinõustaja, miks mitte koolipsühholoog, siis mitu pead on ikka mitu pead. Et koos mõeldes võib-olla tekib rohkem valikuid, on rohkem teadmisi, fakte ja tekib ka laiem perspektiiv ja suurem valmidus erinevaid valikuid üldse kaaluda. Võib-olla on võimalik mingisugune karjääritest vahepeal läbi teha, kus sarnaselt minule tekivad sellised valikud, mille peale te alguses ei tulnudki. Ja te hakkate neid rohkem kaaluma. Siin tuleb abiks kindlasti ka teiste julgustus ja tugi. Pere saab toetada, sõbrad saavad julgustada, et kindlasti proovi. Halvim, mis juhtub, on see, et sa lihtsalt ei saa sinna kooli või seda eriala õppima või mis iganes sa valid teha, aga vähemalt sa oled proovinud. Ning eeliseks on ka see, et spetsialist ilmselt oskab vastata mõndadele küsimustele ja anda selle info kiiremini kui ise otsides ning võib-olla, kui ta ei oska ka kohe vastata, oskab ta teid suunata, et kust seda infot otsida. Et selline teistpidi natukene aja kokkuhoid või enda frustratsiooni madalaks viimine, et ma ei leia ja ma ei saa aru, mida ma pean otsima ja kuhu ma pean minema ja mida ma pean tegema, et siis tasub teiste käest küsida. Puudused sealjuures, kui teiste abil neid valikuid selgitada või otsust langetada, on see, et nagu öeldud, otsustamisprotsess on aeglasem. Et tuleb arvestada endale selline ajavaru, et sa jõuaks kõigiga rääkida või et hakata varakult selle protsessiga pihta. Aga võib ka juhtuda, et kõlama jääb või domineerib kellegi teise arvamus. On see sinu jaoks keegi väga lähedane, pereliige, sõber või inimene, keda sa pead enda jaoks kuidagi väga oluliseks. Ja selle tõttu sa jätad kõrvale enda tunded, soovid, mõtted, huvid ja sa lähtud sellest, mida tema on öelnud, et sa pole üldse seda tüüpi, kes seda võiks minna õppima. Mis siis, et tegelikult see on teie jaoks esimene valik. Ning ühe miinusena võib juhtuda ka see, et hoolimata valitud alternatiivist tuleb otsus veel ellu viia ikkagi üldjuhul ise. Keegi teine ei saa teiega seal vestlusel olla või keegi teine ei saa neid sisseastumiskatseid teie eest teha või sinna töökohta minna. Et selle tõttu on hästi-hästi oluline, et see valik, mille kasuks te lõpuks otsustate, on see, mis teile endale päriselt meeldib ja mis teile huvi pakub. Aga nüüd teeksin ma teiega ühe harjutuse. Ja ma palun selleks, et saalis olijad tõusevad püsti ja vaatavad, et neil oleks natukene kätel ruumi. Piisab, kui saab niimoodi, väga hea, kui saab käed sirgeks panna. Ja need, kes kodus on ka, palun tõuske püsti ja vaadake, et teil on kätel piisavalt ruumi. Et kui saab nii, on väga hästi, kui saab käed täiesti sirgeks, on veel parem. Ja ma palun, et sirutate käed välja nii palju, kui te saate ja pöörake ühele poole. On see siis paremale poole, vasakule poole. Ja vaadake, mida te näete. Kui kaugele te näete näiteks, kui te pöörasite parema käe sõrmedest. Jätke meelde, vaadake, mis te näete ja pöörake nüüd tagasi. Pange silmad korraks kinni, ma võin ka panna, on mugavam. Ja nüüd kujutage ette, et te pöörate uuesti. Ja te pöörate ja te tunnete, kuidas teie keha venib ja te suudate veel kaugemale pöörata, kui te seda enne tegite. Võib-olla natukene on ebamugav, aga ometi te saate hakkama. See tuleb teil hästi välja. Nii, avage nüüd silmad ja proovige uuesti pöörata. Vaadake, mis nüüd saab. Nii, ma ei tea, kuidas teie jaoks oli. Minu jaoks on see harjutus alati toiminud. Te võite istuda. Aitäh teile. Minu jaoks on see harjutus alati toiminud just läbi selle vinkli, et me sageli arvame, et meie piirid on kuskil paigas. Ma oskan seda, ma teen seda, mõistlik on jääda nendesse piiridesse, mis ma ikka rohkem pingutan. Aga minu jaoks see harjutus, nii palju, kui ma olen seda ka õpilastega teinud, on väga hea näide sellest, kuidas kui me oma vaimusilmas suudame ette kujutada, et me teeme rohkem, me suudame rohkem, me oskame rohkem, mis siis, et me praegu veel täpselt ei tea, kuidas me midagi tegema peame või saavutama peame, siis kui me oleme seda juba ette kujutanud, siis tegelikult me saame sellega suurepäraselt hakkama. Ehk minu mõte teile ongi, et ärge seadke endale piire.
te ei pea praegu teadma, kus te 10 aasta pärast olete, aga te võite suurelt unistada. Ja need unistused saavad teoks. Tean omast käest. Nõndaks. Ma tänan. Kas on küsimusi? Väga õigustatud küsimus, kas on saalist kellelgi midagi küsida? Kui veel ei ole, siis ei ole üldse muret. Pole üldse muret. Meil selle vahva nuti seadme kaudu tuli küll 2 küsimust, millest esimene kõlab siis nii. Mul on selline küsimus, et kui mu vanemad soovitavad mul õppima minna hoopis teist eriala, kui mulle endale meeldiks, siis mida ma tegema peaksin? See on väga hea küsimus. Et see küsimus on sageli paljudel noortel. Võiks kaaluda seda, et proovida vanematega läbi rääkida just läbi oma tunnete. Mis on see põhjus, miks sina tahad seda konkreetset eriala õppima minna ja mis on see põhjus, miks vanemad tahavad, et sa läheksid teistsugust eriala õppima. Sageli vanemad oma elukogemuse tõttu, mida neil kindlasti on vanusest tingituna rohkem, arvavad, et nad teavad paremini. Nad tahavad oma lastele alati parimat. Ja nad arvavad, et see valik võib-olla oleks see, mis on kõige parem. Aga mina usun siiralt, et noored teavad oma tunnete ja soovide ja huvide põhjal, mis neile meeldib. Et te ei saa elus mitte kunagi põruda. Te saate õnnestuda või õppida. Ja selle tõttu, kui on ka see, et üksi on seda vestlust keeruline pidada, võib kaaluda, kas on keegi, kes saaks kaasa tulla, võib-olla veel keegi täiskasvanu, keda te usaldate, et võib-olla on koolipsühholoog see, kelle saab selle vestluse juurde kaasata, et tema aitab natukene modereerida või vahendada seda vestlust vanemaga ja selgitada välja, miks üks pool soovib nii, miks teine pool soovib naa ja kuidas siis see olukord lahendada. Väga hästi. Ja teine küsimus on veel, see on selline, millega ma ise saan väga hästi suhestuda, mis minul oli just pärast põhikooli lõppu, on see, et kui sul on 2 üsna võrdset valikut, kuidas paremini nende 2 vahel otsust teha? Et kuidas siis lõpuks see õige valida. Õige valida. Kui on nii võrdne, kui vähegi veel võrdne olla saab, otsi infot juurde, vaata õppekavasid, uuri, mida sõbrad räägivad ja ennekõike keskendu iseendale. Äkki on grammi võrra üks valikutest, mis teeb sind rohkem rõõmsaks või elevile või pakub kuidagi rohkem huvi. Kaalu seda, et võib-olla veel kellegagi arutada või võtta koolidest ühendust ja uurida neilt, mida see konkreetne valik endast õppimise mõttes tähendaks või töö mõttes tähendaks. Et otsi veel natukene infot, võib-olla see sama 7-sammuline mudel uuesti läbi teha ja jälle kõik need plussid, miinused kirja ja läbi kaaluda. Et äkki see natukene toetab. Väga super. Aga suured tänud sulle. Suur aitäh, et te mind kutsusite. Meil on veel tegelikult ka sulle veel väikene tänumeene. Suur aitäh. Aitäh. Ja jõudu jaksu valikute tegemisel. Aitäh.